arvan tegelikult, et Kadastiku eemaldumine Eesti ajakirjandusest on tegelikult väga suur kaotus Eesti ajakirjandusele. See on väga suur kaotus selleks, et nii suurt järjepidevuse kandjat, nii suur kogemusega inimest, no seda ei ole võtta. Ega ma väga täpselt ei tea, mis Postimehes toimub, aga minu meelest on loogiline, et Postimees võitleb oma koha eest ja võitleb parema konkurentsipositsiooni eest, on see siis reklaamiturul või ka lugejate turul. Markus Linnamäe mõju ilmselt ajalehe sisule tasuks hakata vaatama hoopis sellest hetkest, kui ta üleüldse sisenes Postimehe omanike ringi. Me ei saa tuua siin otseseid fakte välja, et asi nii oli, küll aga tasuks analüütiliselt mõelda selle peale, millised inimesed, millistes sisuloomeüksustes vahetati välja ja kelle vastu. Loomulikult on omanikul õigus panna ametisse peatoimetaja või panna peatoimetaja kohale midagi. See on täiesti naturaalne, võõrandamatu omaniku õigus. Selleks ta ongi omanik, mis mõttes sul muidu on olla omanik, kui sa ei saa mingisuguseid selliseid strateegilisi otsuseid teha. Kui me meediaruumis ei ole tegelikult väga täpselt vaadanud, milline see mõju võib olla, me oleme arvanud, et see mõju võib olla otsene, et ei tohi kirjutada kriitiliselt näiteks selle ettevõtja äriettevõtetest. Küll aga me ei ole mõelnud selle peale, et meedia jätkuvalt on suur mõjutusvahend ja mitte ainult avalikkusele, vaid ka poliitikutele. Ja kui me vaatame maailma näidetest, siis mõne suure meediakorporatsiooni juht on väga mõjuvõimas ja temale soodsaid otsuseid tehakse parlamentides. Ma ei näe ajakirjandusliku sisu mõttes midagi traagilist toimumas. Mulle tundub ka väljast vaadates, et need sagimised seal juhtide vahetusega ei ole eriti palju mõjutanud ka seda toimetuse sisekliimat ja Postimehe head ajakirjanike suutlikkust oma igapäevast tööd teha.